kuigi aeg on veidike varajane selleks, et sohvabaaris juba mõnuleda ja nautida õhtut, siis Tallinn City loomulikult saab käia ainult päevasel ajal ringi, sellepärast et õhtuti on juba sohvabaarid nii rahvast täis, et kindlasti ajakirjanikud sinna enam sisse ei mahuks. Aga meid huvitab loomulikult, mida inimesed sohvabaaris üldse õhtuti teevad, mida tellivad ja mida söövad, sellepärast et mõni baar on kohe hommikuni lahti ja kuni hommikuni saab seal isegi sooja toitu tellida. Ja sellepärast me oleme palunud Lounge Deja Vu turundusjuhi Grete Onna meile natuke seda seletama, et missugune rahvas üldse sohvabaaris käib? Sohvabaaris käib siis, ütleme nii, et inimene, kes naudib õhtuti väljas käia, seltskonda naudib oma sõprade kaasadega käia nautimas, et siia tulevad tavaliselt näiteks, et sõbrannad õhtul veini nautima, meil on mõnus küünlavalgus, väga mõnusad toidud, et naistele sobivad, väga mõnusad salatid, imehead uued magustoidud, mis meil on. Ja nädalavahetused on muidugi meil siis suured peod, et siis on ka, et kõik lauad on kinni, et kui kindlasti soov on tulla, siis varakult juba broneerida, saab tellida suupisteid, imemaitsvad kokteilid on meil ja on ka Eesti ja vene kliente, et on kõike meil siin. Mina olengi vaadanud, et kui siit õhtul mööda minna, siis tegelikult teie koht natuke sarnaneb ikka selliste läänekohtadega, teil on turvamees, punane vaip ja vaadatakse tulijaid väga hoolikalt, et te päris nagu nii-öelda iga klientide ka ei soovi, et te soovite tõesti valitud kliente. Jah, meil on see, et me valime enda kliente tõesti, et vanusepiirang on 21 aastat ja on tõesti turvamees, et üritame hoiduda ka sellistest, et igaüks jalutab sisse, et viisakad ja toredad inimesed on alati teretulnud. Kuidas inimesed ennast siin sohvabaaris üleval peavad? Kas kõik kliendid on head, mõnusad, viisakad, kenad või juhtub ka selliseid nokastanud ja agressiivseid tüüpe sekka? Agressiivsed ei ole olnud, see ongi, et kõik juba vist teavad, missugune see olemus ja atmosfäär siin on, et vastavalt sellele ma arvan, valivadki, et nad tulevad siia, et nad oskavad ennast ka ilusti üleval pidada, et ega see ei tähenda, et siis pööraselt ei saa pidu panna, et šampused ikka siin vahutavad, et see on nagu teistmoodi. Tavaliselt inimesel ikka läheb ühel hetkel kõht tühjaks ja siis väga paljudes kohtades, et mitte öelda peaaegu kõigis kohtades, öeldakse sulle kusagil kella 11, et nüüd enam süüa ei saa, ainult juua, sest köök on kinni ja seetõttu inimesed jõlguvadki pidulikes kleitides kusagil hamburgeriputkade juures, et teil sellist asja ei ole. Et meil on nädalavahetuseti on kella 6 lahti ja tavaliselt ongi, et peale pidu kõikidest klubidest tulevad nad siia istuma, teavad, et siin on köök avatud kuni kella 6, et ei ole piirangut, et osad toidud, et on kõik toidud, et kõike saab, et need meie pelmeenid on väga populaarsed ja Deja Vu Caesari salat ja samuti ka meie XXL burger. Ja teie kartulisalat, selle kohta kohe, kui üks lugeja kuulis, et ma tulen siia, ütles, et palun küsi, kas nende üle linna kuulus kartulisalat on ikka veel programmis? On ikka veel ja on ka uues menüüs sees. Mille poolest siis need teie asjad on nii erilised ja üldse mida inimesed öösel süüa tahavad, et kas nad tahavadki seda kartulisalatit, XXL burgerit või selliseid suupisteid või? Et eks on kõik, aga ma arvan, et kui sa peale pidu oled tantsinud paar tundi ja oled väsinud, siis sa ikka soovid, et Caesari salat on väga populaarne, mis läheb ja burgerit, et sa pigem valid viisakama burgeri, et mida sa ei pea niimoodi kuskil paberi sees putka kõrval sööma, aga on ka, et sa tuled peale pidu, võtad siin vaagna kellegiga ja võtad veel klaasi veini, et on kõike. No, te olete meile teinud siin valmis ka ühe väikese suupiste vaagna, et see on siis selline tüüpiline peolise toit. Täpselt, et siin on bruschetasid, lõhebruschetad ja siis on erinevad juustud, viinamarjad, et kõike seltskonnale väga-väga sobib. Kas Eesti ja vene klientidel on mingisugune vahe ka, et mulle tundub, et teil käibki tõesti nagu nii-öelda mõlemat, et pole päris, kiputakse ikka ütlema, et kas on eestlaste või siis venelastega? Ei ütleks. Ma ei liigitaks seda niimoodi, et see nüüd on täpselt kummagi, et siin on kõike, et suvel oleme väga turisti, meil on suur terrass, et ma ei liigitaks seda niimoodi, et eestlased, venelased. Kas ma saan aru lõunata, et teil selliseid väga palju ei käi, sellised, kes juba tulevad teile siia kella 12 ajal ja hakkavad nii-öelda päeva õhtusse veeretama või võib siia tulla täitsa niimoodi päeval ka? Ei, muidugi võib, et meil ongi nüüd lõunaaeg on meil -25 on terve menüü pealt, et kõik toidud on siis just lõuna pakkumise jaoks tehtud väga soodsaks. Kas Deja Vul on omad sõbrad ka juba, keda te teate nägupidi, teate, et jälle tuleb see Toomas või see Katrin või keegi, et on juba nii-öelda oma püsiklientuur? Ei, eks muidugi, me oleme olnud üle 7 aasta lahti, et juba kolinud teise kohta ka, et meil on ikka oma väga tugev klientuur, kes on meiega siiamaani püsivad tugevalt. No, toitlustusäris 7 aastat on päris pikk aeg, et kui raske või kerge on olnud seda kohta nii-öelda lahti hoida ja inimesi selle koha küljes hoida, eriti veel kui te kolisite?
ma arvan, et see kolimine oli positiivne, sest me laienesime suuremaks, meil on 2-korruseline, lisaks on veel üleval suitsu- ja vesipiiburuum ja meil on veel suur terrass suvel, et ma arvan, et see oli positiivne. Ja toidu poolest ka, et eks nad on, kuna meil on nädalavahetusel selline programm ja me pakume kella 6 hommikul, ma arvan, need on väga sellised head tõmbenumbrid, mis on jätnudki meid kliente meiega 7 aastat tugevalt käima. No, klientides on järjekord ukse taga ikkagi nädalavahetuseti, et nädala sees ma saan aru, teil üritusi ei ole niimoodi õhtuti? Ei ole olnud, kui on ainult eriüritused, aga reede-laupäev on meil see põhiürituste rada. Kas see tähendab seda, et teil on live-esinejad ka siinsamas? Jaa, on küll, et alati on DJ olemas ja siis on tavaliselt kas keegi mängib trumme, saksofoni, trompetit, et on erinevad ja pluss veel tantsijad, et on alati kirev programm. Et nii-öelda, et ei ole ainult tümakasõbrad noored siia oodatud, vaid ka sellised inimesed, kellele võib-olla tõesti meeldib selline live, natukene võib-olla selline džässiliku muusika. Jaa, täpselt, meil on olemas eraldi jazz night, et on rahulikud meloodiad, et see ei ole ainult peokoht, et see ongi just lounge, et sofabaar, kuhu tulla nädalavahetusel lihtsalt istuma ja muusikat kuulama. Käite Grete ise siin nädalavahetuseti ka vahest niisama ise nautimas, mitte et ei ole tööl? Ei, eks ikka olen. Ma olen siin näiteks peale tööpäeva jäänud lihtsalt istuma, et küünlavalgel lihtsalt teed oma siin tööasju ja naudid head toitu. Näete, head kuulajad ja vaatajad ja lugejad, ka niimoodi võib tööd teha, et töö juures on nii mõnus, et kohe ei tahagi pärast tööpäeva koju minna. Grete, Onna, suur aitäh! Meie siit hakkame siis proovima neid suupisteid ja aitäh, et rääkisite meile sellest ka, mida inimesed söövad ja joovad öösiti, sellepärast et ka see on pidulisele tallinlasele, kes ringi käib ja võib-olla sõpradega kohtub oluline, et ta saaks kusagil ka kella 6 hommikul normaalset, mõnusat, heatasemelist toitu ja tassi kohvi.